Aga kell ongi 10 saanud ja tere hommikust kõigile. Väga tore, et te olete leidnud aja tulla meie jaanuarikuu kohvihommikule ning täna räägime siis tippkeskuse välitööde esimestest tulemustest. Oleme juba umbes üle aasta usinasti tippkeskuse 24 püsialal välitööd teinud ning esimesi tulemusi ka juba siis saame teiega täna avalikustada. Täna on võimalus tutvuda ka meie uurimisaladega ning kasvuhoonegaaside esimeste tulemustega. Meile räägib seekord tippkeskuse keskkonnatehnoloogia töörühma nooremteadur Ilona Tamm ning Ilona kuulub kusjuures ka siis tippkeskuse maastiku geoinformaatika töörühma. Tänase ettekande kestvuseks võite arvestada umbes pool tundi, mille järel on aega ka küsimusteks ja aruteluks. Ning ettekande lõpus me kuulutame siis välja nagu tavaliselt ka järgmise kohvihommiku teema ja aja. Ettekannet me ka salvestame ning hiljem saab seda siis ilusti ka meie YouTube'i kanalilt järele vaadata. Küsimuste ja arutelu osa me eraldi ei salvesta. Aga minu poolt ongi siinkohal kõik ning ma siis annan sõnajärje üle Ilonale ja lõpetan ise ka jagamise. Nii. Aitäh, Katariina, selle sissejuhatuse eest. Nii kohe. Ja ma mõtlesin, et ma siis tutvustan teile meie välitööde alasid, sest ma olen nende välitööde ülespaneku ja üldse meie välitööde koordineerimisega päris palju tegelenud, just siis gaasimõõtmiste puhul. Ja mul oli vähemalt väga tore vaadata suviseid pilte ja saada natukene sooja nendest. Nii, aga enne kui ma meie välitööde alasid tutvustan, siis võiks üle käia, et miks meil üldse neid mõõtmisi vaja on. Et üldiselt siis selles kestliku maakasutuse tippkeskuses me tahame uurida elurikkuse ja süsiniku vahelisi seoseid. Siis Eestis on väga palju erinevaid kohtasid, erinevaid ökosüsteeme, siis prooviks võimalikult palju nendest erinevatest kohtadest infot saada. Ja siis, et me lihtsalt ei tee teaduse pärast, vaid et me saaksime midagi ka maakasutajatele või poliitikakujundajatele või ka teistele inimestele anda. Ja meie keskkonnatehnoloogia töörühma näitel siis meie mõõdame süsihappegaasi ja metaani siis kõikidelt nendelt uurimisaladelt, mis meil on. Ja siis seda peamiselt selle jaoks, et teha süsinikubilanssi täpsemaks, sest viimasel ajal on kliimamuutuste raames süsinikuvoogude arvutamine ja kajastamine hästi teemas. Aga jah, siis meie teeme seda ja et neid elurikkuse ja süsiniku andmeid kokku siduda, siis meil võib ju olla hästi palju erinevaid andmeid juba kogutud, aga tavaliselt erinevad töörühmad mõõdavad neid asju erinevates kohtades, oma tempos või kes mõõdab siit, kes sealt. Siis selles tippkeskuses me tegime sellise plaani, et võtame 24 ala ja hakkame oma asju kõikidelt nendelt aladelt koos siis mõõtsima. Ja siin kaardi peal ongi näha meie 24 kohta. Punkte vist siin 24 päris ei ole, aga meie siis teeme oma uuringuid niitudel, põldudel, metsades ja soodes.
ja igast ökosüsteemist on siis 6 erinevat näidet ja mis peaks 24 kokku tulema. Ja kuidas me need ökosüsteemid valisime, ennem kui ma neid lähemalt tutvustan, siis üldiselt me proovisime võtta igasest ökosüsteemist erinevad tüübid, seda siis näiteks mulla tüübi alusel või siis niiskuse alusel, et oleks niiskuse gradient ja majandusviisi alusel ka, et osad on rohkem majandatavad, osad on kaitsealused. Ja siis kindlasti oli meil vaja ligipääsu nendele aladele, ehk siis, et nad ei oleks teedest väga kaugel ja et meil oleks maaomanike nõusolek. Ja siis nii. Siin on meie niidud. Meil on siis niitudest olemas loopealne, lamminiit, aruniit, rannaniit, soostunud niit ja puisniit. Et kõik on erinevad niidutüübid, osad on kuivamad, osad on niiskemad. Siis 2 nendest on niidetavad niidud, ülejäänud on karjatatavad, näiteks veiste, lammaste või hobustega. Siis meil on põllud. Sai valitud 5 erinevat põldu. Põllud siis erinevad üksteisest peamiselt mullatüübi järgi, sest põldudel teatavalt siis kasvatatavad taimed muutuvad. Aga siis sellel suvel oli 2 rapsipõldu, 1 maisipõld, 1 tatrapõld ja siis rohumaa, kus kasvatatakse siis lammastele peamiselt just sööta. Ja siis lisaks ühe põllu alane on meil ka 1 põlluriba. See siis asub Sadalas. Põllult läheb üle elektriliin ja elektriliini alla ei panda põllukultuure. Ja siis seal riba peal me mõõdamegi siis, ongi siis meie üks uurimisala, et vaadata, et kuidas see elurikkuse ribana toimib ja kas ta näiteks ka on süsinikusiduja. Nii. Siis meil on metsad. Metsadest on ka enamus metsatüübid esindatud, et on Nõmme, Palu, Salu ja Laanemets ja Loomets ja Kõdusoomets. 2 nendest on majandusmetsad, 1 männik ja 1 kuusik. Ja siis ülejäänud on kas kaitstavad või siis vääriselupaigad. Ja siis need ka loomulikult siis erinevad mulla ja niiskuse tüübi poolest. Ja siis on meie sood, mida kõiki vist ei saagi või ei tahaks sooks nimetada, ehk siis üldisemalt öeldes märgalad. Kõige looduslikumad nendest on siis Tellissaare, Madalsoo, Siirdesoo ja Raba. Need peaksid siis nagu nii-öelda looduslikku seisundit näitama. Siis meil on 1 lodumets, mis tuli märgala alla, sellepärast et ta võiks olla sihuke väga märglik koht, aga ikkagi metsaga. Ja siis on meil 1 mahajäetud turbala, kus enam turbatöid või seda kaevandust ei tehta. Ja siis on 1 taastatud turbala, kus on siis taimestik üsna hästi juba taastunud. Ehk siis on erineva inimese mõjuga märgalad siin seas ka. Nii. Ja siis
jah, välitööde alguse panime me aprillis. Ehk siis läksime kõikide tiimidega koos esimesse kohta, mis oli Sadala põld ja proovisime täpsed mõõtmiskohad paika panna. Et siin piltidel on näha meie gaasi mõõtmise jaoks vajalikke rõngaid, et igal alal on 5 punkti, kust me mõõdame, ehk siis panime need rõngad ehk siis meie mõõtmispunktid maha. Siis panime ka juurte mõõtmise jaoks torusid maha ja märkisime kohad ära, et sellised olid meie ettevalmistused. Siin piltide pealt on näha, et oli palju puurimist, mulda ja kaevamist ja käisime kõik kohad läbi ja kui me aprillis alustasime, siis minu arust me viimased alad saime maha alles juunis. Põldudega läks niimoodi, et kevad päris palju venis ja viimased külvid tehti alles üsna hilja, nii et meie panime ka oma alad maha peale külvi, ehk siis pidime sellist asja ootama. Jah, aga siis saime juunis alad maha ja siis tuli juuli ja saime hakata mõõtmistega tegelema. Ja nüüd ma natuke tutvustan, kuidas meie gaasi mõõtmised käivad. Siin küll ei ole kohe suvepilti, et see on septembrist, aga see esimene suurem pilt siis näitab ära, kuidas meie alad on üles ehitatud. Et meil on igal alal siis 5 rõngast, mis on siis kindlate vahedega. Tavaliselt lähevad sirgelt, kui sirgelt ei saa, siis on natukene mitte sirgelt pandud. Ja et gaasi nendest kohtadest mõõta, siis see käib niimoodi, et meil on kamber, selline silinder, mis on kaetud. See tuleb panna siis sinna rõnga sisse, ehk siis kui seal kasvavad taimed, siis lähevad üle taimede. Ehk siis kõik, mis sinna kambri sisse jäävad, kogu selle siis ala kohta või siis selle ruumala kohta me saame mõõta, et kui palju süsihappegaasi kas eritub või seotakse ja kui palju metaani siis eritatakse või seotakse. Ja meil on selline tark masin nagu gaasianalüsaator, mis siis annab meile võimaluse kohe seal mõõtagi ja saada tulemused, et jah, gaasivoogude tulemused. Ja siis läbipaistvad kambrid me kasutame selle jaoks, et siis valgustingimusi mitte muuta, et siis taimed endiselt fotosünteesivad, kui seal on taimi. Ja siis me saame üldise selle väärtuse, et kas seotakse või eritatakse siis kas süsihappegaasi või metaani. Aga kui me tahame saada, kui me tahame selle fotosünteesi ära lõpetada, siis me katame kambri ära, ei lase valgust sisse ja siis üsna kiiresti ja fotosüntees ka peatub ja siis me saame mõõta juba seal kohas või nagu selle ala hingamist, ehk siis kui palju süsihappegaasi eritatakse või lagundatakse või hingatakse üldiselt siis. Ja siis sellega me saame ka kogu fotosünteesi pärast arvutada. Ja selliseid mõõtmisi me teeme kord kuus. Eelmine suvi me jõudsime 3 korda käia, ehk siis juulist kuni septembrini. Ja siis, et me saaksime
ka pärast leida, et millest need gaasivood sõltuvad või siis teha natukene võrreldavamaks erinevate alade vahel. Just, et erinevatel aladel, kui me jõuame, siis on erinevad ilmastikuolud, erinevad kellaajad, et siis nad oleks võrreldavad. Siis me mõõdame ka teisi keskkonnaparameetreid. Ehk siis näiteks igal alal on üks selline toru maa sees, kus võiks vett olla. Ja kui seal on vett, siis me mõõdame sealt näiteks vee temperatuuri ja lahustunud hapnikut, pH-d ja juhtivust. Ja siis veetaset ise ka, aga enamus või väga paljudes kohtades veetase on sügavamal kui 1 meeter ja seda me ei saa mõõta näiteks enamus kordadel põldudelt. Siis me mõõdame lehepinna indeksit ja siis taimede kõrgust ka, ehk siis siduda seda taimede hulka või lehtede hulka ja fotosünteesi näiteks. Siis me mõõdame fotosünteetiliselt aktiivset kiirgust, ehk siis saada valgustingimuste kohta andmeid. Ja siis mulla temperatuur ja niiskus. Ja siis igast kohast mõõdame selliseid asju, paneme kirja ka ilmastikuolud, teeme pilte ja siis lähme järgmisesse kohta. Siin on toredaid pilte, et kui taimed on kõrged, nagu raps on tegelikult päris kõrge taim, siis meil on olemas sellised kambripikendused, ehk siis me saame need taimed sinna kambri sisse ilusti ära panna, ilma et nad peaksid väga katki minema. Mais samamoodi, mais kasvas üle 2 meetri kohati ja saime selle maisiga sinna kambri sisse ära paigutatud. Metsade all mõõdame ainult alusmetsa, nagu üle alusmetsa taimestiku, sellepärast et kambreid üle puude on nagu päris raske panna. Seda me ei tee, aga siis metsade puhul on siis alusmets, kust meie gaasi mõõdame. Ja siin on erinevad niidud ja raba ja lamminiit all paremas nurgas, mis oli siis päris kaua üle ujutatud. See suvi algas hästi märjalt, et eriti Lõuna-Eestis olid põllud ka just üle ujutatud. Ja 24 ala, kui kaua see meil aega võtab, et kõikidest kohtadest läbi käia. See võtab, kui jutti teha, see võtab 5 päeva aega. Et me mõõtmisi tavaliselt ei alusta enne kella 9. Et siis oleks mingi kindel kellaaeg, et oleks sarnased tingimused taimedel. Ja siis Lääne-Eestis ja Põhja-Eestis me käime tavaliselt sellise jutiga, et see võtab meil näiteks 3 päeva aega ja siis on 2 päeva, mis me alustame Tartust. Ja siis ühel alal me tavaliselt oleme sihuke tund aega ja siis lähme teisele alale ja siis seal tund aega ja siis edasi ja niimoodi edasi. Ja ilmselt paljud teist on kokku puutunud ka mingisuguse andmete kogumisega, eriti välitöödelt. Ja mina olen rohkem see, kes neid andmeid kokku kogub, et siis teha need analüüsitavaks. Ja meie töörühmas enne on andmeid kogutud erinevatest kohtadest, kas siis lihtsalt oma telefoni märkmetesse, kirjalikult
on proovitud mingeid tabelisüsteeme teha või midagi sükest. Kuidagi on hakkama saadud ja tavaliselt saadetakse need andmed sellele inimesele, kes siis vastutab selle ala eest. Aga 24 ala ja kõiki neid parameetreid mõõta, mis meil on, kui seda mitte läbi mõelda, siis see toob kaasa üsna suure kaose. Õnneks meil on selline võimalus kasutada Mergimapsi keskkonda ja kasutajana see on siis selline äpp telefonis. Meie niikuinii kasutame telefoni äppe, et meie gaasianalüsaator töötabki telefoni kaudu. Ja, aga näiteks mullatemperatuuri peab ise käsitsi kirjutama. Aga siis jah, meil on olemas selline äpp, kus siis on kõik meie alad olemas, igal alal on kõik 5 siis rõngast koos nimedega, et neid nimesid ei peaks ka ise meelde jätma. Ja siis näiteks siin on sadala näide, sadalas on siis põlluriba ja siis see põld ise. Ja kui ma tahaks siis sinna ühte kohta mõõtma minna, siis tulebki, et valisin siit sadala 3. rõnga, siis ta automaatselt märgib ära, et mis on kuupäev, kellaaeg, kes seda sisestab ja siis kus kohas. Ja siis saab hakata täitma lihtsalt lahtreid. Et meie peame näiteks märkima ära, missugust kambrit kasutame, sest kõrgete taimedega kasutame kõrgeid kambreid, väikeste taimedega väikest. Mingi temperatuuri paneme kirja, märkmeid saab sinna kirja panna. Pilte saab panna ja siis kui ma kogun selle kaudu pilte, siis ta paneb automaatselt nende piltide nimedeks siis, või nimede sisse siis selle, ütleme, rõnga või ala nime ja siis kes tegi selle pildi ja millal tegi selle pildi. Ja siis näiteks saab ka mingi rippmenüüst valida, et meil on tavaliselt olnud selline probleem, et väga peaks tegema välitöödel ka üldiseid märkmeid, näiteks silmamärkmeid, aga see on sihuke kokku lepimata, lõpuni kokku lepitamata asi ja väga ei tehta, aga siis panime ette valiku, et näiteks mis märkmeid võiks teha, et kui on tuul, et siis saab panna kas suur tuul või tuulelaikne või saab sellist asja teha. Et kasutajana on see hästi mugav ja kuidas see aga selle ettevalmistus nõuab päris palju aega. Meil tegi Minna seda ja see käib siis QGIS-i keskkonna kaudu, et Mergimaps kasutab siis QGIS-i ja siis QGIS-is sa saadki teha oma projekti, sa saad näiteks panna kõik need punktid eeldefineerida, kõik need lahtrid, mida sa tahad mõõta, eeldefineerida ja siis teha omale endale kasulik projekt valmis. Aga seal saab ka näiteks teha niimoodi, et kui sa mõõdad samu asju kogu aeg, aga iga kord erinevast kohast, et siis sa saad ise seal välitöödel olles lisada uusi punkte. Väga palju erinevaid võimalusi on. Ja siis, kui need andmed välitöödel sisse pannakse ja siis värskendatakse seda või sünkroonitakse,
Selleks on vaja siis internetti, muidu internetti liiga palju vaja ei ole seal. Siis jõuab see ka pilve. Ja siis mina näiteks saan laivis siis vaadata, et kui välitöödel inimesed on andmeid sisestanud, et kus kohas nad on või siis kas nad on kõik asjad teinud, kas on mingeid probleeme või siis äkki keegi unustas mulla temperatuuri mõõta ja siis ma saan kohe öelda, et kuulge, et järgmises kohas mõõtke palun mulla temperatuuri ka. Aga minul on väga mugav see, et kui kõik need andmed tulevad, nad on kohe sellises ilusas tabelis, et seda ei pea muutma. Muidu alternatiivne oleks see, et ma saan hunniku pabereid või notes'e kuskilt, kus võib-olla on isegi mingid kas valed nimed või siis keegi on unustanud midagi või siis mõni paber on ära kadunud. Jah. Ja siis nagu ma ütlesin, piltidega on see, et ka kohe piltidel tulevad need nimed juurde, et see on väga mugav viis, kuidas pilte otsida või vaadata või üldse pilte kasutada. Siin on üks näide. Võtsin suvalise rõnga, Andre Farmi rõngas 3 ja siis saan kohe vaadata, et okei, juulis olid selline, augustis selline ja septembris selline. Ja. Või siis meil on Loomets Nõmmkülas, võtsin ka 3. rõnga ja kuidas need taimed on ajaga muutunud. Need pildid on head visualiseerimiseks ja sellise ettekande tegemiseks, nagu ma praegu teen, aga võib-olla on see mingi hetk kasulik ka pärast andmete analüüsimises, kas või selle jaoks, et vaadata, et kas sellel mõõtmise hetkel, kas oli niitmine tehtud või ei olnud. Jah, aga siis selline on meie andmete kogumine. Ja siis ma näitan ka esimesi gaaside tulemusi, lihtsalt paari graafikut, aga üldiselt gaaside vood on erinevates ökosüsteemides erinevad ja siis nad muutuvad ka ajas. Ja tõestus on siin selline, et siin on süsihappegaasivoog, siis mõõdetud läbipaistva kambriga, siis siin ta peaks näitama, et kui gaasivood on negatiivsed, ehk siis allapoole 0, siis terve see süsteem seal kambri sees seob süsihappegaasi. Aga kui on positiivsed, siis ta erib. Ja siit on näha, et kõige suuremad sidujad on näiteks põllud suve keskel siis ja niidud. Alusmets ei ole siis kokkuvõttes süsinikusiduja, vähemalt nende andmete põhjal. Ja märgaladel on ka sõltub. Aga jah, siin nagu ökosüsteemi tüübi sees need väärtused varieeruvad. See tähendabki seda, et või mis me nüüd peaksime edasi tegema, on see, et kuidas näiteks see vesi mõjutab või siis mingid mullatüübid või kuidas erinevate alade vahel või miks need erinevused on. Aga kui võrrelda, ja siis näiteks võtame Sadala siis põld, kus oli raps, et siis see diagrammi karp on hästi lai võrreldes teistega. See näitab, et osad kohad on olnud sidujad, osad kohad on olnud emiteerijad. Ja kui võrrelda põldudel näiteks juulit ja septembrit, siis septembris Sadalas oli
oli vili ära koristatud. Siis kamm ehk siis kämara, kus oli tatrapõld, tatarväga üldse ei töötanud. Jah, tatrasaaki ei saadud sealt. Et see on ka imiteerija. Aga näiteks maisipõld. Okei, võib-olla kämara oli hoopis maisipõld. Igatahes osad on siis imiteerijad ja osad endiselt seovad. Ja siis märgaladega on ka huvitav vaadata, et näiteks võtame Tellisaare raba, mis on siis TEL-R seal lõpupool, on juulis siduja, süsihappegaass siduja ja septembris vastupidi. Juulis on emiteerija ja septembris on siduja. Igatahes kõike seda tuleb edasi analüüsida ja vaadata, et mis need täpsed väärtused on, aga kuna alasid on nii palju, siis praegu läheb veits segamini. Ja mis metaani andmed näitavad, on see, et need kohad, kus on märjam, on metaanivood suuremad. Märjamad kohad on näiteks laiuse tastetud turbala, Tellisaare raba või Tellisaare siirtasõu või siis näiteks Pikknurme lammiviit. Või siis näiteks üks põld, kus oli juulis vett päris palju sademete pärast. Seal tuli ka metaani. Aga kui vaadata natuke lähemalt, siis kui ala on kuiv, näiteks kui põld on kuiv või kui niit on kuiv, siis metaanivood on hästi nullilähedased või siis võib ka olla kerge metaani sidumine, mis on näiteks alusmetsades ja ka näiteks seal Alajõe loodumetsas, mis meil on siis märgalade all, et see toimib samamoodi väikse metaani sidujana. Aga jah, ja sealt, kus tuleb metaani, sealt võib metaani kas natukene tulla või hästi palju või vahepealselt ühel samal ajal, et see väga sõltub täpselt sellest asukohast, et kust me mõõdame. Jah, ja jällegi seda on ka kõike vaja edasi analüüsida, et miks see niimoodi on või siis kui meil koguneb neid mõõtmispunkte rohkem, et me jätkame järgmistel aastatel ka nende mõõtmistega, et siis saaks neid gaasivoogude mudeleid siis teha Eesti jaoks või Eesti ökosüsteemide jaoks. Ja et miks võiks ikkagi mõõta gaasivooge. Et mis me sellest saame, et jällegi me ei tee seda ainult teaduse pärast, et gaasivooge kasutatakse siis süsinikuvoogude bilansi arvutamisel. Ja siis praegult, mis me teeme, on see, et me kasutame natukene täpsemaid metoodikaid, kui enne kasutusel oli. Siis me mõõdame sama metoodikaga erinevatest ökosüsteemidest samamoodi, et siis need metoodikad on võrreldavad erinevates ökosüsteemides. Ja siis me lõpuks tahame teha siis Eestile süsinikuvoogude mudelit. Ja hästi rakenduslik näide on sellest, et siis praegult neid
gaasivooge või siis kasvuhoonegaaside vooge arvutatakse erinevate metoodikatega. Siis need, T1 tähendab, et on võetud lihtsalt üks sihuke, nagu on hästi üldised need näitajad, mis kasutatakse siis riikide üleselt, et kui sul ei ole riigi sees täpsemaid mõõtmisi tehtud või täpsemaid andmeid, mida kasutada, siis kasutatakse üldiseid andmeid. Siis T2 ja T3 on juba kasutavad siis riigi sees mõõdetuid väärtuseid, siis T3 on kõige täpsem, aga meie siis meie andmete peal oleks siis võimalik teha veel täpsemaid neid süsinikuvoogude arvutusi kui siis enne. LULUCF-i siis maakasutuskategooriates. Jah, sellega ma pole veel tegelenud, aga see on sihuke üks väljund sellel projektil. Ja mis me edasi teeme? Meil on veel välitöid teha. Jätkame nendest 24 alast mõõtmist, aga me lisame ka selliseid punkte, kus varem Eestis väga ei ole mõõdetud, aga kus oleks vaja mõõta. Et käime veel teistes kohtades ka mõõtmas. Ja siis tuleb andmeid analüüsima hakata ja me ei tee neid gaasianalüüse üksi, vaid me proovime ka teiste tiimide andmetega kokku seda panna. Ja siis kuna me oleme tegelikult veel välitöödega algusjärgus, siis kui kellelgi on soovitus, et kuidas me saaksime paremini neid teha või kui on mingeid ideid või kommentaare või küsimusi, et siis võib jagada. Ja ma lõpetuseks tahaksin tänada kõiki, kes välitöid tegid, meil käis ikka päris suur hulk inimesi välitööl kokkuvõttes. Kõiki, kes aitasid meil neid välialasid üles seada ja kindlasti ka maaomanikke, et kes lubasid meil nende maadel käia iga kuu ja mõõtmisi teha. Ja sellega ma praeguseks lõpetan. Aitäh sulle, Ilona! Väga põnev kuulamine, aga enne kui me küsimuste juurde asume, siis ma teen kiiresti reklaami meie järgmisele veebruarikuu kohvihommikule, mis toimub siis 10. veebruaril ja veebruaris siis räägib meile pikaaegse kogemusega maastikuarhitekt Ken Mandre, kes on ka siis tippkeskuse keskkonnatehnoloogia töörühmas noorem teadur. Ja Ken on ka üle 10 aasta tegelenud looduspõhiste sademevee lahendustega. Ja ta räägib meile looduslike protsesside ja kaasaegse maastikuarhitektuuri sümbioosist ja sellest, kuidas luua kestlikke linnakeskkondi. Nii et võite selle juba endale kalendrisse kirja panna, sest tuleb kindlasti samuti väga põnev ja natukene teistsuguse vaatega kuulamine. Aga ma siinkohal lõpetan salvestamise. Ja